Tšau, siit tuleb jälle üks valikutega ladumine. Nagu ikka, esimene grupp on siin on teine grupp ja siin on kolmas grupp. Ja jällegi, nagu ma ikka ütlen, et sa võid panna video pausile ja siin tunnetada, et mis paks sind võib-olla kõige rohkem tõmbab. Ja video all on numbrid ka olemas, no grupi ajad, et valid oma grupi ära ja siis video alt valid selle õige aja ka, kohe vajutab peale ja kohe läheb sinu grupi juurde siis. Siin praegu lõpetan ja näeme sinu grupi juures. Tere, grupp 1. Ja siit võtame kohe esimese sõnumi, mis on kirjutatud. Ja siin on kohe pikem tekst. Ego võitleb, võrdleb, on ebakindel, tahab olla teistest parem. Ego loob eraldatust. Ego ehk siis mõte taga on meie päris olemus, kes kogeb ühtsust, täiust ja rahulolu. Tal ei ole puudust, ehk siis meie päris olemusel ei ole nii-öelda puudust. Meie päris olemus tegutseb läbi tunde, mitte läbi puudusteadvuse. Ta tunneb end täitununa, ta tunneb, et kõik juba ongi täiuslik ja tema jaoks kõik lihtsalt on. Ja kui ta midagi loob, siis nii-öelda elutervest kohast ja puhtast tundest. Ta laseb loomingul tulla ja juhtuda ja ilmneda ja ilmuda. Võtame kaarte ka ja siis ma saan selle jutu siia juurde rääkida vast. Ja esimene kaart on täht, mis on siis unistuste täitumine nii-öelda ja ütleme nii, et soovimine ja tegelikult ka tervenemine ja asjade paranemine. Et võib-olla sul on siis võib-olla on midagi siis paremaks minemas või siis sa soovid midagi, vaatad tähtede poole, mingi unistamine. Ja katsumus on sul kuu ja siin on näha, et ta vaatab peeglisse ja tegelikult ta ei näe iseennast, vaid ta näeb kuud, ehk siis katsumus on võib-olla enda selgelt nägemine või olukordade selgelt nägemine, aga kuna ta vaatab peeglisse, siis tegelikult see võiks nagu olla iseenda mitte selgelt nägemine. Et ütleme nii, et kui kuul on pimedam pool, siis sa justkui ei näe seda, mis nagu sinu selja taga toimub või mis sinul nagu varjus on või sinu enda varju poolt, et sa ei ole nagu teadlik sellest või sa ei teadvusta seda. Et see võib olla ka illusioonid, et kuu tegelikult, kuu valgus pimedus justkui tekitab nii-öelda illusioone ja ei pruugi asju nii selgelt näha. Et siin mul jääb see, et päris olemus loob, tegutseb läbi tunde, mitte läbi puudusteadvuse ja kui ta midagi loob, siis nii-öelda elutervest kohast ja puhtast tundest. Et kui ma need 3 nüüd kokku panen sõnumiks, siis ütleme nii, et see on nagu, siin on nagu tähtede poole vaatamine, aga katsumis on nii-öelda selgelt nägemine, selgelt asjade vaatlemine. Et võib-olla on siin mingis osas nagu natuke tumedamate toonide nägemist ja näiteks kui sa nii-öelda soove teed, siis see ei pruugi tulla nagu elutervest kohast, see võib tulla nii-öelda sellest varju poolest, see, mida sa ei näe, millest sa pole teadlik. Et kui ma võtan siit selle manifesteerimise teema, näiteks mul kohe tuleb see jutt, et siis vaja oleks kuidagi saavutada rahuseisund ja alles siis nii-öelda soove teha ja soovida ja soovid siis taevasse saata. Et tihti, kes tegeleb manifesteerimisega, siis et kui sa midagi manifesteerid ja nii-öelda puudusteadvusest, siis need asjad, mis sa nii-öelda manifesteerid endale, need tulemused, sinu soovide tulemused, tihti võivad tulla mingite katsumustega või läbi raskuste kuidagi toovad endaga raskusi kaasa, sellepärast et inimene on teinud soove ka mingi raskes energias olles näiteks või kuidagi nuttes või mõte on see, et see energia, mis sa nagu välja saadad, et seda sa saad tagasi, et sa võid näiteks ütlema, et kui sa otsid tööd, uut tööd, puht lihtsalt suvaline näide, aga sa ise oled näiteks soovimise ajal nagu stressis ja mures, siis tõenäoliselt see uus töö, mis sa endale siis soovid, võib ka samamoodi sulle seda stressi ja mure tuua.
puhtalt sellepärast, et sa nagu soovid stressis olles, et kui nagu soove teha, siis teha seda pigem mingis rahuhetkes või puhkuse hetkel ja võtta vajaduse see aeg maha, et siis oma energiat ja heaolu siis korda saada ja alles siis need soovid teele saata. Või kui siin ei ole soovimist või midagi, et siis ka samamoodi on vaja mingeid otsuseid või valikuid tehes on ka vaja oma energia enne nagu rahuseisundisse saada ja paigale saada ja stabiilseks. Ja siis saavad asjad nagu sujuda. Aga ma juba olen liigselt seletama jäänud. Ja soovitus sulle tegelikult on Sauade kuningas, kes siis on ju selline, no siin on tal mikrofon ja ta justkui esineb. Ja Sauade kuningas on selline elav ja tuline ja suhtleb vabalt, räägib vabalt ja ta tegutseb, ta teeb asjad ära, ta tuleb mõte, ta teeb ära. Et ta ei jää passima, ta nagu on nagu liikumises. Et kui ma vaatan seda rusikat, siis ma mõtlen, et ta seisab enda eest, ta seisab teiste eest. Ja Sauade kuningal ei ole seda nagu ebakindlust või vähemalt see ei paista välja või siis ta ei lase sellest ennast heidutada, et ta tegutseb sellest hoolimata. Ja samas tegutsemise ajal ta ka justkui saab energiat juurde ka sellest, mida ta teeb. Et ta ei ole paigal. Aga tead, vaatame veel. Ja siin on, et ära oota, et torm mööduks, mine lihtsalt sinna välja ja tantsi vihmas. Et võib-olla on siin mingisugune, ma ei tea, kas siis torm. No võib-olla oli ka torni langemine ja vana lagunemine. Ja see kaart minu jaoks läheb kokku selle Sauade kuninga kaardiga, mis ma juba ütlesin, et näiteks, et ütleme, et ta peab minema rääkima kuskil midagi, aga mure on ja sa ei saa oodata tihti, et kuna hakkab parem või kuna läheb kergemaks, et siis alles ennast avada või rääkida või midagi teha või tegutseda. Ei. Kui tunned, et on vaja tegutseda, siis tegutse, kas hirmuga, kas siis illusioonidega või kuidas iganes. Et sa võid, mis iganes olukorra kohta see on, et sa võid seda olukorda võib-olla natukene nii-öelda viltusena näha või et sa ei näe päris selgelt, nagu ma juba enne natuke ütlesin. Aga vaatame veel. Siin on, ütleme nii, et joonda oma taotlused oma tegevustega. Ja siin tuleb mingit sellist nagu loomingulisust ja manifesteerimist ikkagi tuleb veel läbi. Ehk siis, kui võtta see kaart nüüd ja et sa soovid midagi. Et kui sul on, et sa oled mingid soovid ära teinud, kui on manifesteerimise teema, et siis siin öeldakse sulle, et tee ka vajalikke samme selle jaoks. Lihtsalt unistamine tihti ei vii kaugele. Ja Sauade kuningas ongi selline tegus ja ta teeb asjad ära ja ta liigub sinna oma unistuste suunas siis. Kui sul on mingid taotlused, et saledaks saada, siis oleks hea ka tegutseda selle suunas ja rohkem liigutada ennast väljas käia. Kui sa tahad oma maja ehitada, siis on ka selle suunas vaja kindlaid samme teha, sellepärast lihtsalt ootama jäädes, et kõik materjalid sulle ise kätte tulevad kuidagi imekombel. Seda võib teha, aga ei ole alati väga tõenäoline, et need materjalid tulevad sulle ise koju kätte, et on vaja siis nii-öelda selle jaoks raha leida, töö, raha, materjal, visioon ja kõik need sammud, kõik need asjad on siis vaja läbi teha. Tihti inimesed mõtlevad, et need manifesteerimised ja need soovid, neid saab teha, aga tihti inimesed jäävad lihtsalt nagu passima ja lootma, et need asjad ise tulevad kätte, ilma et nad midagi ise peaksid veel lisaks tegema. Aga väga tihti need asjad niimoodi ei käi, aga võivad käia niimoodi. Aga tihti ei käi niimoodi ikkagi. Aga vaatame veel siia. Ja siin on piirangud, kus sul on vaja nii-öelda paremaid piire seada.
kas siis inimestega või iseendaga, oma mõtetega. Et see jääb su enda mõelda siis hetkel tõenäoliselt. Aga kui ainult kaardi järgi vaadata, siis seda on tal käed ümber ja justkui kõik inimesed tahaksid temalt midagi, kõik vajavad temalt midagi, tema aega tahetakse, tema energiat ja nõu ja tähelepanu ja seda justkui tahetakse temalt ja et võib-olla sul on see teema ja sul on vaja mingil moel nagu piirid seada, olla nagu sauade kuningas näiteks, öelda, mida sa soovid, mida sa vajad, teha vajalikud sammud, et siis neid piire seada, aga need võivad olla ka iseenda piirid nii-öelda, iseenda mõtete ja käitumistega seotud piirid, näiteks negatiivsed mõtted, et need on vaja nagu ära piirata, et mitte neid muudkui mõelda, mitte neid muudkui peas kedrata. Aga siit vaatame veel. Ja see on hinda lihtsaid asju oma elus. Ja siin on need väiksed asjad elus, mis teevad kergemaks elu. Tihti me ei märka neid. Näiteks kirjuta väike nimekiri asjadest, mis sinu elu näiteks külluslikumaks teevad. Ja näiteks siin on need puhas vesi, elekter, toit ja siis on, et kujutle oma elu ilma nende asjadeta ette ja kuidas sa ennast siis tunned. Et siin tuleb see puudusteadvuse sõna mulle jääb silma koos selle sõnumiga. Et siin ikkagi võib olla see läbi, nagu ma juba enne ütlesin, et on soovid, et siin on võimalus nagu asju luua ja manifesteerida ja parandada, aga selleks on vaja tegutseda ja selleks on vaja nii-öelda heas energias olla ja see tänulikkus siin tegelikult võib väga aidata. Et tänulikkus loob ka alandlikkust, et see toob peast nii-öelda südamesse ja sellest puudusteadvusest võib-olla natuke välja, et kui sa oled tänulik puhta vee eest, no reaalselt, kui paljud inimesed selle eest tänulikud on igapäevaselt. Võib-olla siin asjad ei olegi kõige hullemad ja tasub lihtsalt rohkem märgata seda, mis on hästi praegusel hetkel su elus. Ja see aitab siis, saab aidata sul ligi tõmmata rohkem neid asju, mida sa veel soovid oma ellu või kus sa soovid, et asjad saaksid paremini olla või veel sobivamad sinu jaoks. Aga selleks tasuks kõigepealt hinnata juba seda, mis sul olemas on ja mis sul juba hästi on. Aga siin ma lõpetan ja näeme järgmine kord. Tšau! Ja tere grupp number 2. Ja sulle esimene sõnum on lase oma tulemustel rääkida enda eest. Täiesti lihtne arusaadav sõnum. Aga vaatame, mis siin on sul veel. Ja põhiteema on sul õiglus. Ja nagu näha, siin laua taga ei ole kedagi, kes seda õiglust looks. Et võib-olla sa tunned, et su elus on õiglusest puudus või oleks vaja seda luua. Ma kohe millegi pärast mõtlesin, et sul on õiglusest puudus. No jah, okei, siin, et sellepärast, et siin ei ole inimest, kes seda õiglust looks. Et õigluse seadjat justkui poleks, et kas siis on asjad õiglased või ei ole, kes seda ütleb, kui keegi seda ei mõõda, ei kontrolli. Ja katsumus on saatuse ratas või siis õnneratas, aga siin on justkui need niimoodi ringid muudkui käivad, et need tsüklid muudkui käivad. No mina ütlen siiski, et katsumus on see saatuse ratas enda kasuks tööle panna ja siis seda, võib-olla siis seda õiglust leida või luua või kuidagi saavutada. Ja soovitus sulle on mündi 2 ja siin ta justkui, no mina tahan öelda, et kalkuleerib ja analüüsib ja ta kaalub. Kuigi see ei ole mõõgad on pigem selline analüüsimine, kaalutlemine. Aga siin on näha, et ta on tegelikult väga rahulik ja ta hoiab neid 2 münti oma käes. Ja ta on loonud seal sellise imelise tasakaalu nende 2 asja vahel.
selle pildi järgi ma lihtsalt ütlekski, et kui sinu sees on tasakaal, siis on ka sinu ümber tasakaal ja sa tuled ilusti kõigega toime. Kui sul on vaja mitme asjaga näiteks tegeleda, siis siin aitab väga palju see, kui sa ise enda sees oled rahulik. Aga vaatame, siin on, et võtta risk või kaota võimalus. Tõenäoliselt on siis vaja kuskil tegutseda, midagi teha. Tõenäoliselt selle kaardi järgi on sul vaja midagi teha ja tegelikult võib olla isegi praegu selleks üsna sobiv aeg, sest sulle öeldakse, et võta risk või kaota võimalus ja võib-olla sa oled seda asja natuke isegi kaalunud, et mida teha, kas teha, kuidas teha ja et kuidas see õiglane oleks võib-olla kõikidele. Ja võib-olla sa ei tea, et kui sa selle nii-öelda riski teed, et sa ei tea, mis sind ees ootab, et kas see saatuse ratas pöördub sinu kasuks või kahjuks. Aga veel on siin, et astu oma mugavustsoonist välja ja proovi midagi uut. Et võib-olla sa oled natukene mingil moel kopitama läinud, ma ütlen nii, nagu mul tuleb, ja sul on vaja nagu tegutseda, sul on vaja liigutada, sul on vaja nii-öelda see risk võtta. Ja nendel mõlematel on silmad kinni ja nad on tegelikult, pilk on justkui sissepoole pööratud. Et kui sa ei tea võib-olla mida teha, siis võib aidata sind nagu sissepoole vaatamine. Ma tahaks öelda, et sissepoole vaatamine aitab su silmad tegelikult ka avada ka välise suhtes, selle suhtes, mis sinu ümber toimub. Ja vaatame veel, mängi, lõbutse, tähista, ära ole nii tõsine. Ja see läheb kokku sellega, et sa justkui oled võib-olla kopitama läinud või mulle tundub, et siin on natuke mingid eriteemad, justkui ühtepidi oleks vaja võib-olla kellegi teisega arvestada kuskil, mul tuleb nagu see läbi. Ja sellega seoses on vaja nagu tasakaalu nagu taotleda või sinna poole liikuda, et asjad oleks õiglased mõlema suhtes või teiste osaliste suhtes, kui on see nagu see teema. Ja teistpidi mulle tundub, et kui siin on vaja teistele ka mõelda, siis siin mulle tundub, et on vaja ka iseendale mõelda. Et võib-olla on ennast natuke unarusse jäetud ja vaja rohkem nagu lõbutseda ja vabaks lasta. Ja see võib ka aidata siis kas siis seda riski teha või siis seda tasakaalu kuidagi rohkem saavutada. Et vaja on justkui nagu mingit liikumist tuua ellu ja rohkem nagu uut energiat, mina ütleks. Ja samas on ka, et lase oma tulemuste rääkida enda eest. Siin on nagu tahtmine midagi teha, midagi saavutada võib-olla ja võib-olla ongi see, et nagu oleks hea riskida ja kui sa oled nii-öelda õiglane, siis tegelikult ei saa keegi sellest kahju ja sina nii-öelda saad sellest mingil moel kasu, et see toob sulle kuidagi mingit uut energiat, see paneb su elu kuidagi liikuma, ma tahan öelda, ja see nagu raputab sind lahti. Tahaks seda ka öelda. Ja siis siin all oli see kaart, et mis on eriline kingitus, mida sa oled saanud. Ja enne kui see kaart tuli, siis ma mõtlesin, et see on nii mõttetu sõnum, et kes seda tahab küll lugeda. Ja see kingitus võib olla näiteks füüsiline asi või kogemus või mingi teadmine. Kuidas see eriline kingitus sulle kasu tõi. Mis tunnet see sinus tekitas ja kuidas see on sinu elu muutnud. Ja ole tänulik selle kingituse eest ja selle raja eest, kuhu see sind on viinud. Aga kui ma natuke mõtisklesin selle kaardi peale, siis ma mõtlesin, et mis on see eriline kingitus, mis mind näiteks on kõnetanud ja siis mõtlesin näiteks mingi elamuse peale või kogemuse peale, et ma läksin nagu ajast tagasi ja meenutasin mingit mõnusat tegevust, mis oli nii-öelda kingitus. Ja tegelikult see oli hästi mõnus ja ma nautisin seda ja siis ma sain nagu aru, et siin võib olla ka vajadus mõtiskleda, et mis on see eriline kingitus, mida sulle on tehtud.
või mida sa oled kogenud, mis sulle väga meeldis, midagi väga, mis väga meelde jäi sulle. Ja kui sa saaksid nüüd selle sama tunde tuua siia hetkesse või siia olukorda ja oma tänasesse päeva. Ja siin oleks hea mõelda, et kuidas ma saan sedasama tunnet ise tekitada või kuidas ma saan luua elu, mis aitab mul sedasama tunnet siis tunda või et võib-olla on sellest tundest puudust siin ja siis oleks hea selle poole püüelda ja siis nii-öelda riskida ja oma mugavustsoonist välja tuua ja mängida ja et neid tundeid siis tuua oma ellu siis tagasi võib-olla. Ja ma siin tahan seda ka veel öelda selle mündi kahega, et tegelikult tegele võrdselt mitme asjaga või mitme elualaga, näiteks töö ja kodu, suhe ja lapsed, et leia nii-öelda võrdselt aega kõige jaoks, ka iseenda jaoks. Et kes on näiteks lastega, siis tihti inimesed annavad oma lastele kõik oma aja ära ja siis nad ise jäävad sellest ilma. Ja seal ei ole mitte mingit õiglust ega tasakaalu, tasakaal on täiesti paigast. Et vaja on luua rohkem seda tasakaalu ja siis ka riskida nii-öelda ja endale rohkem kuidagi aega pöörata ja seda nii-öelda kingituse saamise energiat oma ellu kuidagi rohkem tuua. Ja see tekitab sulle hea tunde ja tegelikult see kõik ongi see, mis ka räägib enda eest, et see, kui hästi sa ennast pärast tundma hakkad. Ja see räägibki nii-öelda enda eest, et sa tegid väga head valikud. Vot nii, aga siin ma jälle lõpetan ja näeme järgmine kord. Tšau! Ja tere, grupp number 3. Siit võtame kirjutatud sõnumi, milleks on, siin on jälle mingid mõtlejad. Su meel saab olla su sõber ja ka su vaenlane. Sina valid. Nii on. Aga põhiteema siis hetkel on päike ja see muidugi on jällegi hästi tore kaart, väga rõõmus. Päike, head tunded, naudinguid, elu nautimine, rõõm, siin ta annab kassile krõbuskeid, rõõm ka teistele andmisest ja teistega koos siis ütleme elu nautimine. Et siin grupis on inimesed, kes siis võib-olla on rõõmsamad või on suurem võimalus siis rõõmu tunda, kas siis sellel ajal, kui sa näiteks seda vaatad. Aga siin katsumus on mõõkade 8 ja siin on näha, et see kass on seal takerdunud puu otsa nende õhupallidega. Ei ta lähe alla, ei ta lenda ka üles. Ehk siis kui võtta, et on justkui näiteks mõtted, et võib-olla mõtete tasand on natukene kuskile takerdunud ja siin ongi see, et su meel saab olla kas su sõber või su vaenlane, mõlemad saab olla, aga mitte korraga, tõenäoliselt, tavaliselt mitte korraga. Et ühtepidi on nagu hea olla, päike ja mõnus ja teistpidi mõtted on nagu takerdunud, aga siin on ka need õhupallid värvilised ja ilusad ja siin on kass. Et asjad justkui on hästi, aga samas mõtted võib-olla natukene segavad, ei lase võib-olla nautida päeva ja hetke ja elu. Aga soovitus sulle on armastajad ja siin on 2 kassi ja kui siin on pakk ise on, kaardipakk ise on selline, kus ongi see ainult tüdruk ja need kassid. Et kui sul näiteks, ma ei tea, kumma ma ütlen enne, kas sul on keegi või ei ole keegi. Tead, ma ütlen siin seda, et vahet ei ole, kas sul on keegi või ei ole kedagi, sellepärast et siin see tüdruk tunneb rõõmu nendest kassidest ja tal on hea meel selle pärast, mis tema elus on, mis tema ümber on. Tal ei peagi siin olema ümber teisi inimesi, et ta naudib nii-öelda lihtsaid asju. Ta naudib seda, et tema kassid seal sõbrad on, aga kui võtta nüüd näiteks suhteteema siia tuua, siis soovitus on
rohkem nagu oma kaaslasega siis seda armastust tekitada ja armastuses olla ja teineteisele anda ja ühte hoida, nii nagu need kassid siin, nad tekitavad oma sabadega südamega hästi sihuke romantiline ja nagu mõnus vibe. Aga kui sul oled sina ise, siis on see, et tegelikult nagu asjad on hästi ja päike paistab, ütleme nii, aga mõtted natuke segavad ja siis ongi see, et ütleme, et armastajad, et siis mõtetest tulla alla, et peast tulla südamesse, nagu imelihtne lahendus on ju. Aga ja siin on, ütleme, et enda peatamine, siin võivad olla, see on jälle see esimene sõnum, mis kohe tuli, et su mõtted on su toetajad või su, mis siin oli, sõber või vaenlane, sõber ja ka vaenlane. Ja siin on see, et lõpeta enda peatamine. Võib-olla siis ongi need mõtted jälle, et kui sa oled nagu peas, siis sa ise nagu takistad ennast, sa ise pidurdad ennast. Võib-olla on mingid negatiivsed mõtted mingis osas ja vaja oleks neid kuidagi nagu maandada. Jällegi tuleb see maandamise jutt, nagu kehasse tulemine. Peast on vaja ära tulla oma südamesse. Ja kuidas seda teha, siis näiteks hingad väga rahulikult, väga sügavalt, paar korda paned käed südamele, tunnetad südame tuksumist. Sa võid ette kujutada, et kuidas peast valgus liigub mööda seda kaela alla südamesse, su käte alla. Ja võid ette kujutada, et see valgus on see südames ja muudkui kasvab vaikselt iga sinu hingetõmbega. Ja kui sa seejuures suudad nagu mõtted kinni panna või lihtsalt keskenduda selle südame tuksumisele või soojusele kätes või midagi sellist, siis ideaalis peaks meil rahunema ja peakski tulema see südamesse tulek siis. Ja siin on, et jeei, tähista iseennast, sa väärid seda. Et siin võib-olla on inimesed, kellel on vaja nagu iseenda sõber olla ja iseennast toetada, iseennast upitada, kui ma võtan nagu puhtalt pildide järgi. Ja samamoodi on see, et sul on ise vaja enda mõtteid siis positiivsena hoida, ise tood endale lilli, valad endale ise klaasi jooki. Vaatame veel. Ja siin on murra ahel, esivanemate mustrid, tervenemine, tuleviku ümberkirjutamine ja siin võib olla, siin on ilmselge, et mingi esivanemate mustrite kordamine on siin tõenäoliselt ja siis on nendest nagu välja tulek siis. No võib-olla siis ongi lihtsalt see nii-öelda lihtsalt mõtlemine, kuigi lihtsalt mõtlemine tihti meie mõtted ongi kõige suuremad mureallikad, on ju, ütleme nii. Ja siin võib olla siis see muster, mis on saadud näiteks vanematelt, esivanematelt, kas siis ülemõtlemine, liigne mõtlemine või pole siis neid ennast toetavaid mõtteid piisavalt või kuidagi on enda tagasihoidmine, ei oska hinnata võib-olla ennast ja iseenda aega, iseenda väärtustamine. Kui võtta nagu see soovitus, et see, ütleme, peast südamesse tulek või armastuse teema, südames olemine, sihuke soe soojus iseenda suhtes, et kas su esivanematel, kas su vanematel oli seda, kas nad oskasid nii-öelda peast välja tulla südamesse või nad andsid sulle kaasa pigem sellise muretsemise ja stressamise. Et kui see on nagu sinu teema, siis siin väga aitabki see kõik, mis ma enne ütlesin jälle, see peast südamesse tulemine ja nagu enda hindamine, elu hindamine, enda väärtustamine ja oma mõtete muutmine siis sinu sõbraks, ehk siis see ongi see, et iseenda sõber olemine, iseenda tähistamine. Et kui su mõtted sind ennast kuidagi maha teevad, siis need mustrid nüüd on vaja ümber muuta ja siis saab see päike olla põhimõtteliselt iga päev, kogu aeg su elus ja sinu sees. Aga tänulikkuse kaart sulle on loo ise oma tänulikkuse, ütleme siis tabel
Sustained, mul ei tule õige sõna. Vision board. Loo visiooni tahvel, loo visiooni tahvel, mis on pühendatud asjadele, mille eest sa oled tänulik. Pane sinna näiteks pildid, inimesed, sa ei pea seda tegema, aga sa võid. Et tegelikult siin ongi see tänulikkus selle eest, mis sul on olemas. Kõige eest, mis su elus on, kõige eest, mis sulle iga päev näiteks seda head tuju toob, mis sulle päikest siis nii-öelda toob su ellu iga päev. Et kui sul on see visuaal näiteks silmade ees, siis ja kui sa keskendud sellele ja sa vaatad, siin ta vaatab neid kasse, kui sa vaatad siis seda visioonitahvelit, kus on nagu positiivsed asjad, siis see saab ka aidata sul peast välja tulla nii-öelda südamesse hetke ja nautida seda, mis sa siis näed. Ja see ongi see, mis aitab su mõtetel siis positiivne olla või nagu sind toetada. Samamoodi nii nagu ühes eelnevas grupis oli, et tänulikkus selle eest, mis sul on olemas. Tegelikult terve su elu, kui sa vaatad nagu ringi enda elamises, et ka see saab olla nii-öelda sinu visioonitahvel justkui. Et samamoodi see puhas vesi ja elekter ja puhtad riided ja ilus elamine, taimed ja kõik, et see saab ka sulle tegelikult seda head meelt tekitada, kui sul on vaja, et see tänulikkus selle eest, mis sul on olemas ja selle eest, et kes sina oled ja ka endas leidmine endas heade asjade märkamine ja oma omaduste hindamine ja see iseenda tähistamine siis. Vot nii, aga siin ma jälle lõpetan ja siis näeme järgmine kord. Tšau!